Minu ema on sündinud Hollandis ja kui me Eestis saime võimaluse hakata vabalt maailmas liikuma, siis me viisime oma ema tema isamaale, et talle näidata, kuidas on seal. Ja seal oli igati tore, vahvad tuulikud, kirevad tulpide põlluviilud ja mõnusad inimesed. Ma küsisin ema käest, ema, kas sa oleksid tegelikult tahtnud elada siin? Ema mõtles veidi ja ütles ei. Siin pole ju ühtegi metsa. Kus ma käiksin siin mustikal või seenel või vaataksin oma sipelgapesa toimetamisi. Läksid mööda mõned aastad ja me kohtasime Sangaste lossi parklaplatsil hollandlasi. Nendel põsed õhetasid, nad olid elevil ja ütlesid, oi, kui õnnelikud te olete Eestimaal. Teil on nii palju metsa. Siin võib sõita kümneid ja kümneid kilomeetreid ja teed ääristavad ainult metsad. Meie ütlesime, et aga teil on majandus parem, teil on heaolu parem. Aga nad jätkasid oma elevuses, et teil siin mängib nagu kogu aeg sümfooniaorkester. Metsamühin taustaks, linnud sädistavad, teie põrnikad põrisevad, mesimummid summisevad. See on tõesti nagu sümfooniakontsert. Meil sellist asja ei ole. Ma püüdsin neid lahutada ja ütlesin, aga te olete rikkamad. Ja siis vaatas see mees mulle väga tõsiselt otsa ja ütles, teie olete rikkamad tuleviku ees. Ja lisas, aga see on teie oma otsus. Me läksime emaga edasi mööda matkarada. Ema oli kuidagi erksam ja tundus isegi võidukana. Ütles mulle, et näed nüüd isegi ka hollandlased tahaksid väga metsa, aga mida pole, seda pole. Me istusime vana langenud haavatüvele, kus oli toimetamas väga palju erinevaid tegelasi, kes olid uuristanud endale koopakesi, rajanud koduradu. Ja ema ütles, näed, siin on täpselt nagu meie mustikametsas. Ta oli õnnelik ja mina olin ka. Ja siis läks veel mõni aastake. Ema läks lõplikult puhkama ja mul oli suur kergendustunne, kui ma nägin tee ääres, et tema mustikametsa puud olid surnud puudena laotud riitadesse. Ja tema sipelgapesa asemel oli suure traktori rattarööbas nagu tempel sellele lõplikule otsusele. Kuigi mina seda templit ei pannud, tunnen ma siiani, et olen võlglane ema ja oma tuleviku ees.